Tere taas kuulama Karini kohvijutte, täna on meil 13. juuli ja alustame siis uute teemadega. Tere sulle, Karin! Tere kõigile ka minu poolt. No meil on täna üks selline võib-olla natuke kehva sellise filmi moodi stsenaarium siin ees, aga no hakkame seda arutama. No räägime täna siis nimelt sellest lennuõnnetusest. Et oli selline purunenud lennuki aknad ja kummalised asjad juhtuvad, et võib-olla kujutaks korraks ette sellist olukorda, et noh, istudki seal lennukis. Meil on 10. juuli, aasta on 2026 ja meil on Ryanairi lend, mis on siis teel Kreekast Saksamaale. Jah, tundub väga mõnus selline puhkuselõpp, eks ole? Just. No võib-olla istud ja seal lennukis loed raamatut, vaatad aknast välja, ootad, et see stjuardess tuleks juba oma kohvikeruga mööda seda vahekäiku ja siis muutub kõik täiesti sekundi murdosa jooksul. Lennuki parema mootoriga tekib tõsine probleem. Salong kaotab järsku rõhku ja üks reisiaken lendab lihtsalt eest ära. No see ongi nagu täielik õudusunenägu, jah, kui nii ette kujutada. Just, no on tõesti. Et järsku haigutab sinu kõrvale selline suur auk, millest vihiseb sisse jäine ja hõre õhk. Et nagu me uudistest oleme kuulnud, siis on see täiesti tõsi jutt ja akna all istunud 61-aastane mees tõmmati siis nii-öelda osaliselt sealt lennukist siis välja lennuki aknast. Et kujuta ette seda metsikut füüsilist jõudu, tuult ja kaost seal salongis. Kaasreisijad muidugi reageerisid hästi kiiresti, hoidsid mehest meeleheitlikult kinni, seni kuni siis lennuk suutis turvaliselt tagasi pöörduda ja maanduda. See on küll täitsa pöörane, jah, just. Et see kõlab jah, nagu sa enne ütlesid, et mingisugune stseen sellisest Märuli filmist, et et aga tegelikult jah, on selline karm reaalsus praegu ja tänases vestluses me siis vaatamegi neid lennuõnnetuse raporteid ja loomulikult ka astroloogilisi kaarte, ehk siis selle sündmuse alguse kaarti. Et vaatame, kuidas sellised tehnilised katastroofid võivad siis olla seotud millegi täiesti ootamatuga, nimelt siis selle nii-öelda taevamehaanikaga ehk siis planeetide asetusega. Jaa, muidugi. Võtan siia selle juhtumikaardi ka ette, et see juhtum siin raputab tõenäoliselt igaüht, kes on kunagi lennukisse astunud ja turvavöö kinni klõpsanud, et sellised sündmused on eriti siis huvitavad just nende korduvate aspektide tõttu, et kohe hakkame neid siin lahkama. Et kui me vaatame nüüd seda 2026. aasta Ryanairi juhtumit ja siia kõrvale veel sarnaseid ajaloos sündmusena siis toimunud juhtumeid, näiteks 90. aastal British Airwaysi lennu ja siis Sichuan Airlinesi 2018 aastal juhtunud lugu, need on hämmastavalt sarnased, et mõlemal varasemal juhul siis purunes suurel kõrgusel kokpiti tuuleklaas ja piloot tõmmati siis osaliselt lennukist välja. Seega täpselt sama sündmuste ahel, et aken lendas eest, inimene osaliselt siis sealt välja. Just, ja füüsiliselt ja mehaaniliselt räägime siis peaaegu identsetest, aga äärmiselt siis haruldastest ja kriitilistest seisudest siin, et need on jätnud jälje nii lennundusajalukku kui ka sündmuste kaartidesse, mida me siin ka põhjalikumalt siis analüüsime. No teeme alguses kohe ühe asja väga-väga selgeks, et me oleme harjunud mõtlema astroloogiast kui millestki, mis tavaliselt kirjeldab meie iseloomujooni, et noh, tead küll, et mina olen selline kangekaelne sõnn ja sina natuke selline emotsionaalne vähiascendendiga. No, niinimetatud ajalehe horoskoobid, eks ole, jah? Just. Et meie praegused sündmused räägivad aga hoopis millestki muust. Et jutt käib meil siin mustritest,
mis meil siis taevas on, aga räägime ka palju mutritest, poltidest, tuuleklaasi tihenditest ja väga otsesest füüsilisest jõust. Ehk siis see on nagu see taevane selline must kast, mis on salvestatud või salvestanud siis selle tehnilise rikke tegelikult sinna kaarti juba enne seda, kui lennuk õhku tõusis. Et väga hea võrdlus jah, et nagu taevane must kast. Just. Aga miks annab lennuki aken ühel hetkel sellisele survele järele, et astroloogiline vastus peitubki meil selle kahe planeedi omavahelises asetuses. See on tegelikult kõige kolme siis juhtumi nii Ryanairi, British Airwaysi kui siis Sun Airlinesi suurim ühine nimetaja. Millised need planeedid siis on? No ikka Marss ja Uraan ja nende omavahelised siis aspektid, mis on konjunktsioon seekord ja teistel juhtudel on ka olnud pingeline aspekt, et selline me oleme varasemalt ka rääkinud sellest kuu kokkuvõttes ka minu meelest, et on selline plahvatuslik kooslus. Jah, need Marss ja Uraan, tõesti, me oleme väga palju sellest rääkinud ja see aspekt ju oli selle kuu alguses siin alles. Et just, et need ei ole nende sündmuste kaartides lihtsalt mingid planeedid, mis kuskil on ja kuskil asetsevad taevas. Et tegelikult mõlemal neil on väga konkreetne ülesanne, et Marss sümboliseerib meil sellist puhast energiat, lõikamist, purunemist, lööki ja muidugi tungivat vajadust kohe tegutseda, et tema on selline toore füüsilise jõu sümbol ja Uraan esindab tänapäevases astroloogias tehnoloogiat, lennundust päris kindlasti ja sellist väga suurt ootamatust. Ehk siis tema võib tuua tehnilise rikke, elektrilisi lühiseid, mehaanilisi katkestusi või siis väga järsuga rõhumuutuse. Et nende meie juhtumite puhul ongi eriti kõnekas see, et Uraan tähistab detaili või terve konstruktsiooni osa lahti pääsemist oma sellest tavapärasest asendist. Ma toon siia võib-olla sellise analoogia, et oleks lihtsam aru saada, et Marss on nagu selline suur ja raske sepavasar. Just. Ja sellel on siis hästi tugev purustav jõud, mis otsibki oma sihtmärki. Ja Uraan on ootamatu elektriline lühis, plahvatus või surveklapi purunemine, mis toimub ilma igasuguse hoiatuseta. Väga hästi öeldud, väga täpne. Jah, ja kui need kaks energiat kokku panna, siis ei ole tulemuseks mingisugune lennukirehv, mis hakkab angaaris vaikselt susisedes tühjaks jooksma. Tulemuseks võibki olla siis sekundi murdosa jooksul toimuv plahvatuslik purunemine. Ja nagu me siin ekraanilt näeme, on Ryanairi sündmuskaardis Marss ja Uraan ühenduses kaksikute märgis 11. majas. Just. Et see kaksikute asetus tegelikult on siin hästi oluline, sellepärast et annab sellele plahvatuslikule energiale siin õige konteksti. Et Marsi ja Uraani konjunktsioon ei tähenda automaatselt lennukiakna purunemist, et ja kaksikud sümboliseerivad meil siin transporti, liikumist, kommunikatsiooni. Ja kui me vaatame pärast ka veel neid teisi kaarte siin lähemalt, siis ka seal on Marsi-Uraani aspektid esil ja seal on nad seotud veel ka 9. majaga, mis siis tähistabki pikki reise ja ka lennuliiklust. Jah, asjad hakkavad siin mingisugust mustrit juba looma. Et nüüd, kui seda Ryanairi sündmuse kaarti vaadata, siis seal on veel üks väga oluline detail, et sündmuse nii-öelda siis kõige nähtavamat tulemust kirjeldav maja tipp, ehk siis MC või 10. maja tipp asub seal 0 kraadi jääras. Miks on jääramärgi algus nii oluline, mida see punkt siis tähendab? No jäär on ju sodiaagi esimene märk. Tema on nagu see süüde või ongi, kirjeldab sellist tormakat otsest ja kiiresti reageerivat energiat, et kui sündmuse
kulminatsiooni näitav MC asub jääramärgi alguses, annab see tegelikult kogu sündmusele ka sellise vahetu ja füüsilise iseloomu, et viivitust siin ei ole. MC valitseja on sees oma marss, mis on siis selles kaardis uraaniga ka konjunktsioonis ehk siis ühenduses. Ehk siis tehniline purunemine ehk uraan ja vahetu füüsiline jõud ehk siis marss moodustavad siis sündmuse peamise ja ka kohe nähtava tulemuse. Et aken ei hakka siin ju aeglaselt muranema, vaid lendaski sekundi murdosa jooksul eest. No ma saan sellest loogikast täitsa aru, aga mul tekkis küsimus, et Marss ja uraan on ju taevas koos tunde ja isegi päevi ju. Jaa, on küll. Et miks ei kuku siis iga teine samal ajal Euroopa kohal lendav lennuk alla või ei kaota akent, et esmapilgul ei tundu see loogika ju vettpidav. Et kui see seis tähistaks siis kindlat purunemist, peaksime nägema üle maailma lennukatastroofide lainet ja meil oli ainult üks konkreetne Ryanairi lend. Jaa, see on sul väga selline terav tähelepanek, ma ütleksin. Et tegelikult viib see meid ikkagi mundaanastroloogia põhireegliteni, et need kaardid ei näita ju probleemi tekkimise hetke. Need ei ütle, et lennuki õhku tõusmise hetkel tekkis äkki mingisugune defekt. Et see Marsi ja uraani kontakt või see konjunktsioon seal kirjeldab eelkõige päästikut. Nii. Et see osutab siis sellele murdsekundile seal, kus varem mingisugune varem toimunud või kujunenud või varjatuks jäänud nõrkus ei pea enam survele vastu ja annab järgi. Ehk siis see on päästik, mis vabastab juba varem nii-öelda vinnastatud relva, nagu vanasti olid. Et teistel samal ajal lennanud lennukitel ei olnud seda varjatud viga, mida see Marss ja uraan oleksid saanud üldse lahti nii-öelda rebida. Jaa, no see tundub täitsa arusaadav mõte jah, et piltlikult öeldes andis keegi hooldusangaaris lennukile vinnastatud relva kaasa ja Marsi uraani dünaamika siis vajutas lennu ajal päästikule, et kindlasti oli ka siis sellel lennuki enda kasutuselevõtu sünnikaardil näha seoseid, mis viitasid sündmustele, nii nagu meie endi sünnikaartide puhul me näeme ju juba ette, kui hakkavad koonduma mingid aspektide mustrid, mis viitavad teatud oludele, kus me asume. Jaa, just nii, väga hea võrdlus. Et see tähendab, et me peame vaatama, kuhu oli nõrkus peidetud. Siinsed planeetide asetused näitavad ilmselt siis väga kõnekalt, kuidas sündmuste astroloogilised kaardid võivad osutada juba enne õhku tõusu tehtud tehnilisele praagile või inimlikule veale. No, kui me võtame siin 90. aasta British Airwaysi juhtumi, on peaaegu uskumatu, mis seal lennuohutusraporti järgi siis juhtus ja võtame siia ette ka selle kaardi. Just, et British Airwaysi juhtum on väga hea näide tegelikult sellest, kuidas kaart juhib tähelepanu hoolduses tehtud inimlikule eksimusele. Et nagu enne öeldud, siis 9. majas on seal Marss, mis siis esindabki lennureisi ennast ja teeb sealt selle pingelise aspekti, milleks on siin kvadraat 6. majas asuva uraaniga. Mida see 6. maja meile kirjeldab? No 6. maja näitab siin meil igapäevast tööd, rutiini, töömehed keeravad siin mutreid ja sellist tavapärast hooldust ja ka tehnilist teenindamist. Ja kui me vaatame seda ametlikku raportit, siis see uurimine tuvastas, et hiljuti vahetati siis seda kokpiti tuuleklaasi ja see oli kinnitatud valede poltidega. Nii. Ehk siis 84 polti olid nõutavast läbimoodust väiksemad ja ülejäänud 6 olid liiga lühikesed. 84 polti? Just. Et kas mehaanik siis remontis lennukit või pani kokku mingisugust igemööblit, et leidis laost lihtsalt midagi, mis auku mahtus, et kuidas sai selline asi üldse lennunduses, kus peaks olema mitu kontrolli etappi üldse läbi minna?
No see tundub tõesti siin jah uskumatu, aga see sündmuse kaart tegelikult kirjeldab ka huvitaval kombel sellist nii-öelda pimedusega löömist, et seal British Airwaysi sündmuse kaardis on nimelt Neptuun pinge aspektis selle MC-ga, on kvadraadis. Ja astroloogias siis Neptuun sümboliseerib meil illusioone, ebaselgust, kontrollimata eeldusi või noh, kõike seda, mis jääb kuidagi varjatuks või häguseks. Nii et inimene tegelikult arvas, et tegi kõik õigesti. Ja täpselt, et see kaart näitab olukorda, kus lihtsalt lähtuti valest eeldusest. Hooldusjuht vaatas neid, ma ei tea, vanu polte, hindas silma järgi nende suurust ja valis sealt laost need uued ja noh, tegelikult tulid ikkagi tal valed poldid ja siis ta arvas ekslikult, et noh, teeb oma tööd õigesti. Et ehk siis viga tehti enne õhku tõusu ja see muutus lihtsalt nähtavaks alles siis, kui lennuk jõudis kõrgusele, kus salongi sise- ja selle välisrõhu erinevus tekitas kinnitustele väga tugeva sellise füüsilise pinge, et need valed poldid lihtsalt ei pidanud sellele enam vastu. No, Neptuuni illusioon on selles loos tegelikult kõhedust tekitav, et vaatad midagi ja eeldad, et kõik on korras. No, liigume edasi. Kas 2018 aasta Sichuan Airlinesi lend sattus samasuguse hooletuse ohvriks või näitab kaart teistsugust viga? Ka seal purunes kokpiti tuuleklaas. No seal oli olukord natukene teistmoodi, kuid see vea varjatud iseloom oli tõesti sarnane, et kaardis ei asunud tehnoloogiat sümboliseeriv uraan 6. majas, ehk siis selles igapäeva hoolduse valdkonnas, vaid 12. majas. Ja mida see 12. maja tähendab? No see on jällegi horoskoobi selline viimane maja, esindab jällegi varjatut, mida ei saa palja silmaga näha ega pruugi üldse rutiinse hoolduse käigus kohe märgata. Et see on nagu selline ära peidetud viitsütik. Et siin me räägime siis millestki, mis kahjustas lennukit justkui nagu seestpoolt. Ja et selle ametlik uurimine tuvastas hiljem, et tuuleklaasi tihend oli kahjustunud ja selle kaudu oli siis konstruktsiooni ka pääsenud niiskus, mis siis kahjustas klaasi soojendussüsteemi, elektriisolatsiooni. Et sealt tekkisid siis elektrilised sellised kaarlahendused, mis hakkasid klaasi struktuuri seestpoolt nõrgendama. Et see toimus seal niimoodi aeglaselt ja täiesti märkamatult. No, väga huvitav tõesti, jah. Et see ongi see 12. majas olev uraani tähendus, et tegelikult täiesti peidetud elektriline ja mehaaniline või tehniline nõrkus, mis ootab oma sellist vallandumise hetke. Et ja lisaks muidugi olid seal kaardis ka Marss ja uraan siis veel ka 29. kraadis, mis on siis kriitiline kraad. Ja mis see kriitiline kraad tähendab? No astroloogias ei ole see 29 kraad lihtsalt mingisugune number, et see on märgi viimane kraad ehk viimane aste, mis siis seostub astroloogias sellise noh, kriitilise piiri või vältimatu lõpplahendusega. Et süsteem või konstruktsioon on jõudnud mingisse punkti, kus senine olukord ei saa enam samal kujul jätkuda lihtsalt. Kui me juba kraadidest räägime, leidsin neid kaarte vaadates veel ühe detaili, mis pani mind kulmu kergitama ja äratas minus sisemise skeptiku. No räägi. Kõigis kolmes selles kaardis kordub mingil põhjusel 8. kraad, et Ryanairi Marss asus täpselt 8 kraadi kaksikutes, British Airwaysi uraan on 8 kraadi kaljukitses, Sichuani Saturn paikneb 8 kraadi kaljukitses, et astroloogiliselt seostub 8. kraad ju skorpioni teemadega, mille hulka kuuluvad eluohtlik kriis, millegi läbilõikamine või konstruktsiooni avanemine või et see kõlab nagu mingi veakood, mis toimub kolmes täiesti erinevas süsteemis, et kuidas ja kas me ei loe siin nagu sellist tähendust millestki, kus seda tegelikult ei ole, et lihtsalt selleks, et kogu lugu enda jaoks loogiliseks muuta? Jaa, no selline terve vajalik skeptitsism, et kui me võtame astroloogiast selliseid üksikuid detaile ja hakkame neile, ma ei tea, pimesi tähendust otsima, siis tegeleme tõesti nagu mingi kohvipaksu pealt ennustamisega.
et 1 kraadist või aspektist tõesti ei piisa mitte kunagi lennuõnnetuse prognoosimiseks, et see ei tohiks siin ka väita, et 8 kraad tähendab iseenesest nagu lennuõnnetust või akna purunemist, et tegelikult muutub see tähenduslikuks alles siis, kui see on nagu tervikus. Kui me vaatame kogu kaardi sellist tervet loogikat. Et millist loogikat, miks just 8 kraad, mitte mõni muu number? No kraaditeooria järgi resoneeribki see 8 kraad 8. märgi järgi, nagu sa enne ütlesid, et skorpioni tähendusega, eks, et skorpion juhibki ju transformatsiooni, ka surma, uuestisündi ja süsteemide sellist põhjalikku lammutamist ja ümberkujundamist. Et kui meil on juba siin esile tulnud lennuliikluse majad, nurgad nii-öelda, MC, kutsutakse siis ka nurkadeks astroloogias neid 10. maja tippu ja ascendenti ja on siis seotud selle Marsi-Uraani aspektiga, mis on see purustav ja toimib ka see 8. kraad siin pigem nagu täiendav kinnitus, et see ei ole siin mingisugune üksik sümptom, vaid üks osa mitme näitaja nii-öelda koondumisest, mis räägib siis sedasama lugu. Et justkui nagu sümptomite hindamine meditsiinis, et ainuüksi kerge köha ei tähenda, et inimesel on kopsupõletik, köha võib olla mitmel muul põhjusel esil. No just. Et kui köhaga kaasnevad kõrge palavik, raginad kopsus ja iseloomulik muutus röntgenipildis, annavad need võib-olla selliseid tunnuseid ja palju selgema pildi, eks ole. Ja no väga hea võrdlus iseenesest ja, et siin ka kaart annab tegelikult tervikpildi. Ei anna lihtsalt üksikuid mingeid juhuslikke numbreid. Liigume nüüd inimeste juurde, et lennuki konstruktsioon, poldid ja tihendid on üks osa loost. Kuid miks jäi 2026 aasta Ryanairi lennul siis see mees ellu, kes peaaegu lennukist välja rebiti? Ka varasemates juhtumites sattusid siis inimesed, seal küll piloodid, samuti otsesesse füüsilisse ohtu ja said vigastada. Kas sündmuste kaart suudab eristada olukorda, kus puruneb ainult masin, olukorrast, kus ohtu satub ka inimese keha? Ja ikka, et sündmuste kaartides tähistab kuu alati inimesi. Et kuu ülesanne on kirjeldada meile reisijaid ja meeskonda ja üldse inimkeha sellist vahetut füüsilist ja ka emotsionaalset reaktsiooni sellele sündmusele muidugi. Kuu tähistabki siis inimesi laiemalt, jah? Just. Ja siin tuleb tegelikult välja 3 juhtumi need kõige olulisemad erinevused, et kui kuu satub siis või on siis pingelises aspektis, näiteks on kvadraadis või konjunktsioonis seal Marss-Uraani planeetidega, siis ei piirdu see tehniline rike enam ainult nagu selle masinaga, et siis see rike nii-öelda tungib inimese isiklikku ruumi ja jõuab otseselt tema kehani. Kujutan kuud ette nagu andurit, mis paikneb siin kokkupõrkekatses näiteks kasutatava nuku sees, et kui Marss ja Uraan lammutavad autot ja väänavad plekki, aga nukk ehk kuu ei ole nendega astroloogiliselt seotud, võib inimene pääseda kergemalt, sest purunemine tabas ennekõike siis masinat. No just, väga hästi öeldud. Et nii see 1990 aasta British Airwaysi lennul kui ka 2018 aasta Swan Airlinesi lennul, kus piloodid siis sattusid osaliselt niimoodi lennukist välja ja said füüsilisi vigastusi. Seal oli kuu ju pingelistes aspektides selle Marsi ja Uraaniga. Et see masina ootamatu purunemine ehk siis Uraan ja füüsiline jõud ehk siis Marss tabasid seal otseselt inimest ehk siis kuud. Ja kuidas see British Airwaysi kaardis täpselt väljendus? No kuu oli ju konjunktsioonis ehk siis ühenduses Uraaniga, mis siis kirjeldabki järsku sellist füüsilist šokki. Ja lisaks oli ka kuu kvadraadis Marsiga, mis siis sümboliseerib otsest sellist kehalist vigastust ja ka vajadust tegelikult inimest jõuga kinni hoida. Marss on jõud. Et British Airwaysi meeskond ju tõepoolest pidigi kaptenist kätega kinni hoidma, et ta lennukist välja ei paiskuks. No jaa, aga ka Ryanairi
juhtumist tõmmati see 61-aastane mees siis osaliselt aknast välja, et trauma ja šokk olid reisijate salongis reaalselt ju olemas. Miks see kaart siis teistsugune on? Et ainus erinevus, mis ma näen, on see, et teistes juhtumites olid piloodid seotud, siin aga tavareisija. No Ryanairi kaardis ei ole Kuu, Marsi ja Uraaniga raskes mingis pingelises aspektis, et Kuu on sõnnimärgis. Sõnn on väga hea märk Kuule, Kuu sobib sinna, sest et sõnn on iseenesest ju stabiilne, turvalisust otsiv märk ja lisaks on Kuu seal ka ühenduses ju õnnepunktiga ja saab ka tegelikult toetavat aspekti seal Päikeselt, Merkuurilt ja ka ascendendiga. Mida see päriselus tähendab, et aken ei lendagi eest? Ei, see ei võta ära ju seda uraani pinget, mis kirjeldab seal seda tehnilist ohtu. Et tekkis ju rõhuprobleem ja aken tuli ikkagi eest aga see, et see hästi aspekteeritud või toetatud Kuu, see kirjeldab nende kaasreisijate võib-olla kiiret ja koordineeritud ka koostööd ja seda, et turvavöö päästis tegelikult ja olukord nii-öelda stabiliseeriti enne, kui see oleks muutunud, ma ei tea, surmavaks. Et tegelikult kaardi see inimfaktorid kirjeldav näitaja, ehk siis Kuu oli siin ju toetatud. Ja väga hea. Ma muidugi märkan siin veel ühte suurt erinevust, mis just Ryanairi lennu ja varasemate juhtumite vahel on. Et see on seotud nähtusega, mis ajab inimesi 3 korda aastas enamasti paanikasse või tekitab segadust, et Ryanairi intsidendi ajal oli Merkuur retrograadne. No jaa, see kurikuulus retromerkuur. Seesama nähtus, mida siis süüdistatakse just näiteks võtmete kadumises või mahajätmises või kui printer keeldub töötamast või telefon, arvuti ei taha alluda. Et Merkuur oli Ryanairi juhtumi kaardis vähis esimeses majas. Kas retromerkuur tekitas selle õnnetuse? No kindlasti mitte. Et tulebki selgelt siis eristada mingeid müüte ja astroloogilist tõlgendust, et retrograadne liikumine on ju tegelikult optiline nähtus, mille korral siis paistab planeet maalt vaadatuna liikuvat tagurpidi. Et astroloogiliselt toob retromerkuur reisimise ja transpordi konteksti tagasipöördumise loogika. Et ta ei purusta ise mingisuguseid konstruktsioone. Et British Airwaysi ja Swan Airlinesi juhtumite ajal oli Merkuur ju direktiivne, et aknad tulid ikka eest ära, et seda purustava töö tegi nendes kaartides ka ju Marsi uraani vinge aspektid. Ja kui retrograadne Merkuur ei lõhkunud akent, siis mida ta tegi? No kirjeldaski sündmuse seda lõplikku lahendust, et edasiliikumise asemel tuli tagasi minna, et Ryanairi lend ju ei jätkanud oma teekonda sinna Saksamaale, vaid et katkestas ja läks tagasi turvaliselt sinna Kreekasse. Et see ongi tegelikult retromerkuuri ju väljendus. Teekond katkeb, minnakse tagasi selleks, et teha midagi uuesti ja olukord üle vaadata. No see on hea selline rahustav info, et inimestel on alati veidi ärevust, kui nad peavad lendama ja keegi mainib, et Merkuur on retrograadne. Kuidas seda seisu siis selgitada, et kas peaksime kõik ostetud lennukipiletid tühistama, kui reis satub retrograadse Merkuuri ajale? No kindlasti mitte. Et retrograadne Merkuur ei ole ju mingisugune surmaotsus. Et astroloogiliselt ei peeta seda aega tõesti reisimiseks kõige sobivamaks, eriti kui tegemist on uue või siis mingi keerulise või mitme ümberistumisega reisiga. Mida võiks siis oodata retromerkuuri ajal? No pigem ikkagi helinemisi ja lennuaegade muutumist ja infohäireid ja mingeid ekslikke broneeringuid või ma ei tea, pagasi valesse kohta minekut. Seega pigem selline tüütu, pigem kui ohtlik, jah? No ikka jah, et kui on vaja reisida, siis tasub jätta omale siin rohkem aega, kontrollida oma pileteid, dokumente mitu korda ja ollagi valmis selleks, et plaan võib muutuda, et sellist otsest füüsilist ohtu lennuki konstruktsioonile ei tule enamasti Merkuurilt. No, väga hea, ja kui sa soovid teada, millised transiidid sul endal praegu käimas on ja millised teemad sinu elus esile tõusevad, siis seda saad vaadata meie kogukonna portaalist. Just, et me oleme aadressil kogukond.astroloogiaabi.ee loonud
eraldi sellise keskkonna, kus ei ole ainult meie videod, et seal me avaldame ka artikleid ja astroloogilisi ülevaateid ja üldse muud materjali ka. Lisaks saab siis vaadata oma sünnikaarti, lugeda eesti keeles enda käimasolevate transiitide aspektide tähendusi ja ka täpselt siis ette planeerida kõik oma retro-Merkuuri, retro-Veenuse ja retro-Marsi toimumise ajad, mis meil on siin ka järjest tulemas ju sügisel ja järgmise aasta alguses. Et siis neid olulisi tegevusi kuidagi sinna väljapoole neid aegu planeerida. Ja siin on ka oluline vahe teada, et meie kogukonna portaal ei ole sama asi, mis on YouTube'i kanali liikmelisus. YouTube'is saame teiega jagada peamiselt videomaterjali, aga kogukonna portaalis on meil palju rohkem võimalusi ja tööriistu pakkuda. Jah, ja liitumiseks ei pea tegelikult kohe seda premium taset valima, et sa saad ennast esmalt täiesti tasuta registreerida, vaadata oma sünnikaarti, tutvuda seal olemasolevate võimalustega, aga kui astroloogia teid tõesti väga huvitab, siis sealt leiab kindlasti midagi kasulikku. Jah, aadress on siis kogukond.astroloogiaabi.ee. Registreerimine on lihtne ja ligipääs avaneb kohe. Just, aga tuleme nüüd tagasi meie 3 lennu intsidendi juurde. No oleme praeguseks siis kaaristanud kogu purunemise sellise mehaanika, et oleme leidnud varjatud hooldusvead, olgu nendeks siis valed poldid lennukis või niiskus lennuki tuuleklaasi konstruktsioonis. Samuti oleme mõtestanud siin inimfaktorit, mis eristab masinariket eluohtlikust traumast. Et kui vaatame kõiki 3 juhtumit koos, on meil purunenud tuuleklaasid ja reisijaaken, osaliselt lennukist välja tõmmatud inimesed ning plahvatuslikud rõhulangused. Kuidas on võimalik, et räägime neist kui erakordsetest pääsemislugudest, mitte katastroofidest? No põhjus on selles, et sündmuste kaardid ei ole ainult ju hukatuse kuulutajad. Et need näitavad kriise ja ongi süsteemide purunemist, aga ka pääsemisi, kiiret sekkumist ja kontrolli taastamist. Et kõik need jõud võivad ju tegutseda samal ajal, et me ei pea rääkima keerulises, ma ei tea, mingisuguses astroloogia keeles siin sekstiilidest ja trigoonidest selleks, et mõista nende mõju. Et need kaardid tegelikult sisaldavad seal ju ka toetavaid aspekte, ehk siis nagu sillad. Ja kuidas need sillad Ryanairi puhul avaldusid? No Ryanairi selle sündmuse kaardis annab ilmselt kaitset ja laienemist sümboliseeriv Jupiter teeb seal toetava aspekti Uraaniga, et see lisab seda kaitset just keset seda Uraani ootamatust, eks. Aga teistes kaartides? No British Airwaysi kaardis andis seesama Marss muide, mis siis kirjeldas seda akna purunemist, meeskonnale ka tohutu füüsilise jõu esiteks, et sellest kaptenist üldse kinni hoida, Marss annab jõudu. Jupiteri ja Pluto vahel oli toetav aspekt, mis lisas siin siis ka just sellist suurt taastumisvõimet ja vastupidavust peaaegu lootusetus olukorras. Ja Swan Airlinesi kaardis toetas Veenus MC-d. Seda võib siis seostada ka pilootide võimega säilitada tasakaal ja külmnärv, mis on siis Veenuse sisu astroloogiliselt. Et nad suutsid teha täiesti meisterliku käsitsi hädamaandumise tingimustes, kus see oli nagu peaaegu võimatu. No kogu selle tehnoloogia ja meeletu purunemise keskel on lõppjäreldus tegelikult sügavalt inimlik ju. Uraani esindatud masinad võivad meid ootamatult alt vedada, sest kusagil tehti aastaid tagasi viga või vana tihend lasi niiskuse konstruktsiooni. Jah, et ega Uraan ei halasta jah selles osas. Kas kriisist saab tragöödia või uskumatu pääsemislugu sõltub lõpuks inimeste valmisolekust, väljaõppest, kiirest koostööst ja füüsilisest vastupidavusest. Kaarti sellised toetavad aspektid kirjeldavad inimlikku ressurssi, mis raskel kriisi hetkel siis aktiveerub. Just, väga hästi kokku võetud sul. Jah, see teadmine viib meid võib-olla ühe intrigeeriva ja võib-olla isegi veidi provokatiivse mõtteni. Et näeme siin, et sündmuste astroloogilised kaardid kirjeldavad hämmastava täpsusega nii varjatud tehnilisi vigu kui ka inimeste reageerimise mõivet ja pääsemise võimalust. Olgu tegemist siis 84 vale poldi või tuuleklaasi tihendusse pääsenud niiskusega, samal ajal tuleb kaartides nähtavale ka meeskonna ja reisijate võime kriisile reageerida.
Jaa, väga detailne siin. Nii, kas sa suudad ette kujutada tulevikku, kus lennuohutuse mudelid ei tugine ainult inseneride sellise metalliväsimuse arvutustele ja tehnilisele koormuskatsetele? Mis oleks, kui tuleviku riskianalüüsid võtaksid inseneri töö kõrvale arvesse ka planeetide pingete tsüklit näiteks? Et loomulikult ei asenda see kunagi mehaanikuid, tehnilist kontrolli ega ka päris lennuohutustööd. Jaa, muidugi, miks mitte? Et see võiks anda ju lennufirmadele veel ühe sellise infokihi selle kõrvale, millistel päevadel võivad süsteemid või meeskonnad olla haavatavamad ja millal tasuks teha üks täiendav lisakontroll. Väga selline sügav mõttekoht. Ja kui sa tahad astroloogilisi tsükleid ja ajastust ise lähemalt uurida, saad seda siis teha meie premium-taseme liikmena kogukonna portaalis, kasutades AstroWheeli astrorakendust. See rakendus on viimase aja jooksul väga palju edasi arenenud ja siia on meil lisandunud ka pidevalt uusi võimalusi. Ja et mulle meeldib seal eriti see kalendri osa, et ma seda olen eelmine kuu ka juba mainisin vist meie kokkuvõttes. Et seal selle kalendriga saab vaadata siis oma neid transiitseid aspekte, kuufaase, kuu aspekte, nagu me siin täna juba kirjeldasime, kuu aspektid on väga-väga olulised, ma olen seda alati väga-väga rõhutanud, et siin oli lihtsalt nüüd hea selline ehe näide, et saategi sealt kalendrist vaadata neid kuu aspekte, kuu viimast aspekti, mis on ka väga-väga oluline, et kuidas siis sündmus lõpuks lõpeb, näitab meile kuu viimane aspekt, kui see on positiivne, siis ikkagi lõpuks asjad lahenevad ja näeb sealt ka, millal algab üldine sihitu kuu ja millal algab sihitu kuu teie isiklikus sünnikaardis, et see erinevus on tegelikult väga oluline, et üldise kaardi järgi võib kuu olla juba sihitu, aga teie sünnikaardis ei pruugi see aeg veel tegelikult alanud olla. Ja nii võib teil mõne tegevuse alustamiseks olla väga hea ajastus ja teistel seda ei ole, et just selliseid isiklikke erinevusi aitab siis see kalender ka näha. Jah, no muidugi AstroWheel ei asenda sinu enda otsustusvõimet, aga annab ajastamiseks väga palju kasulikku infot selles ühes rakenduses. Ja premium liikmelisusega avaneb siis rakendusele ligipääs otse meie kogukonna keskkonnast. Jah, et nagu öeldud siis, kui soovite enne ringi vaadata, külastage lihtsalt aadressi kogukond.astroloogiaabi.ee ja tasuta versioonis saate juba oma sünnikaarti vaadata ja nende võimalustega seal tutvuda ja siis premium liikmena avaneb lisaks ka siis jah, see ligipääs Astroliilile ja sellistele põhjalikumatele tööriistadele, ütleme siis nii. Just nii, tule ja tutvu oma sünnikaardiga meie kogukonnas. Aga mida teeksid sina, hea kuulaja, kui teaksid, et sinu järgmise lennu ajal on Marsi ja Uraani vahel selline pingeline plahvatuslik aspekt, mis vajab selleks vallandumiseks ainult ühte peidetud viga seal masinas? Et kas sa astuksid pardale sama enesekindlalt või siis mõtleksid hetkeks sellele astroloogilisele nii-öelda vinnastatud relvale, nagu me siin täna kasutasime? Et mõelge sellele, kui järgmine kord lennukisse astute, et kuulete seda mootorite undamist ja klõpsatate oma turvavöö siis tugevalt kinni. Igal juhul aitäh, et koos meiega tänasesse teemasse siis süvenesite ja seda teekonda meiega jagasite. Turvalist reisi teile kõigile, ükskõik siis millised planeetide asetused meil taevas parasjagu on. Kõike head teile! Kõige head!